Kui nüüd mina, issand ja õpetaja, olen teie jalgu pesnud, siis tuleb teilgi pesta üksteise jalgu, sest ma olen teile andnud eeskuju, et teiegi teeksite nõnda, nagu mina olen teile teinud. Ainult tõeliselt suured on valmis alanduma teiste teenimiseks. Veel enne jüngrite jalgade pesemist õnnistab ja murrab Jeesus õhtusööma ajal leiba. Ta samastab murtud leiva oma risti löödava ihuga ja karikas oleva veini oma ristil valatava verega. Ajatu kogemuse kohaselt muutub leib toiduks alles hetkel, mil leiba murtakse. Kui Jeesus 3. korda ristiteel kukub, võib tunduda, et see ongi nüüd murdmine või murdmise hetk, aga ei, Jeesust ei murta veel. Ta ei ole valmis, Jeesus ajab end uuesti jalule. Usu ajatu tõe ja põhimõtete eest on ajaloo käigus surmatud lugematul arvul märtreid. Oma veendumuste ja vabaduste eest elu andvate ristiinimeste hulk on sajandite ja aastatuhandete möödudes rohkenenud. Naised, mehed ja lapsed maksavad kõrget hinda oma usule ja südametunnistusele kindlaks jäämise eest. Mõtte ja meelsuskontrolli on ajaloos korduvalt kasutatud teisiti mõtlejate ja erinevat ütlejate põlvile surumiseks. Ühe korra, teist korda, kolmandatki. Kuniks tuli paindub ja meel lõplikult murdub, Jeesus aga ajab ennast püsti, et kõndida igavese võidu ja vabaduse risti poole. Ega ometi need, kes on soovinud painutada mind, pole muutnud mind ennast teiste painutajaks või põlvili sõlmijaks. Ja palveosa. Me täname sind, issand Jeesus, sa küsisid Peetruselt, kes sind 3 korral maha salgas, kas sa armastad mind, ja Peetrus kinnitab 3 korral, et oled mulle armas. Milline ilus meeleparandus. Mina küll olen oma usus korduvalt komistanud, kukkunud ja eksinud, esitanud küsimusi ja kahelnud. Kas sa suudad mulle andeks anda? Kas sa usaldad veel mind, armas Jeesus? Tean, et nõnda küsides teen pattu. Mulle meenub, et andestada tuleb mitte ainult 7 korda, vaid kas või 77 korda. Sina oled seda omadele õpetanud, nõnda tean, et kui ma usus kõigun või lausa kukun, tõstad sina mind ikka jalgadele ja võtad enese juurde. Õigupoolest ta on võtnud meid enese juurde, või me oleme temas. Õpeta mind sinu eeskujul andestama oma ligimestele ning toetama neid, kes on usus kahtlevad ja kõiguvad. Amen. Ütlen lihtsalt ühe kirjakoha siia lõppu veel. Peast, see on Jeremia 20 peatükk ja 23 peatükk. 2 ühesugust täpselt identset kirjakohta. Piibel ütleb seal niimoodi, et Jumala viha, Jehova viha ei rauge ennem, kui ta on täide viinud oma südame soovid. Viimsel päevil te mõistate seda hästi. Mina julgen öelda, et Jumala viha on raugenud, sest ta on Golgata ristil surma ja ülestõusmise läbi viinud täide oma südamesoovid, mis on olnud enne maailmade rajamist. See on see, et padun inimene surmati ristil ehk vana inimene ja esile kutsuti täiesti uus inimene enese sees, nagu ütleb Piibel ehk Kristuses. See on olnud Jumala südamesoov. Me ei ole enam temast lahutatud, me oleme tema omad. Me oleme üks temaga tehtud. Jumal elab inimeses. See saladus oli peidetud ja varjatud kuni ristini, aga nüüd on see avalikuks tehtud. Nii et tema südamesoovid on täitunud ja Vana Testamendi kohtumõistmine, millest Piibel palju meile räägib, viitab sellele, et vana inimese üle mõisteti kohut, selle katus inimese üle mõisteti kohut. Ja põnev on nagu see või hea või rõõmsõnum on see, kõik selle karistuse võttis Jeesus enese peale, et meil oleks temaga rahu. See on nii suur saladus, kui me hakkame seda vaimselt nägema. Meil on täielikult kõik andeks antud, absoluutselt.
meid on puhastatud, lunastatud, pühitsetud, nagu esimese Korinti kiri ütleb, et me olime ennem sellised, aga nüüd olete õigeks tehtud, olete pühitsetud, puhtaks pestud. Ja ma räägin praegu vaimu uuest olemisest. Minu vaim on täiesti uus. Miks uuesti sünd muudab meie elu nii kardinaalselt? Nii olemuslikult. Ma ei ole enam see vana inimene. Ma olen uus inimene Kristuses Jeesuses. Ma saan aru, et kui oleme noored kristlased, me tuleme Jumala juurde, me ei mõista seal mingit saladusi veel. Aga me õpime, me kasvame. Nii et see ja 153, nagu siin lugesime, on imeline kirjakoht. Imeline kirjakoht, mida ta on meie eest teinud.